Venemaa kaotab sõda ja Venemaa rahval on sellest küllalt saanud. See on karm reaalsus, millega Vladimir Putin peab silmitsi seisma. Ja ometi üritab ta ikka veel pead liiva alla peita. 20 000 rünnakut hiljem ja ta ei saa ikka veel sõnumist aru. See, mida ta lubas, et kunagi ei juhtu, on nüüd käes. Moskva on muutunud rindeliiniks, kuna Ukraina ründab Venemaa tähtsamad linnarünnakutega. Üle kogu Venemaa lendavad Ukraina droonid ja tabavad oma sihtmärke. Ütleme veel kord, 20 000 rünnakut. Aga asi pole ainult selles, sest Putin juhib ise hakanud impeeriumi, mis on juba surnud ja maetud. Ta lihtsalt ei tea seda veel. Putin sai järjekordse maitse sellest drooni eelisest, mis Ukrainal nüüd Venemaa ees on, 30. juunil ja 1. juuli varahommikuni. Ja taas ei osanud tema ega tema kaaslased seda ette näha. Nad olid just alustanud omaenda õhurünnakut Ukraina vastu, millel olid traagiliselt etteaimatavad tagajärjed. Nagu tavaliselt sihtis Venemaa tsiviilisikuid. Vene droon paiskus Zaporižžjas tsiviilbussi pihta, vigastades selle käigus 7 inimest. CNN teatab, et teised rünnakud oblastis tapsid 1 inimese ja vigastasid veel 5. See on Venemaa õhukampaania terrorilik olemus. See on ka märk Putini meeleheitest. Venemaa üritab tabada kõike, mida suudab, lihtsalt selleks, et näidata mingitki võimu, kuid Ukraina vastab iga kord. Ja just seda Ukraina tegigi, et kätte maksta Zaporižžjas hukkunute eest. Ukraina lasi Venemaa pihta välja umbes 250 drooni rohkem kui Venemaa nende pihta, saates kokku 419 drooni, millest 60 suundusid otse Venemaa pealinna Moskvasse. Kosmose sidekeskust tabati teist korda mõne nädala jooksul. Moskva andis oma korrakaitsjatele korralduse peitu minna, mitte aidata, kui Ukraina droonid muutsid taas Venemaa taeva mustaks. Iga kord, kui Putin näitab oma meeleheidet, vastab Ukraina surve suurendamisega, näidates Venemaa juhile, et mida iganes tema suudab teha, suudab Ukraina nüüd teha palju suuremalt ja paremini. Õhus ei ole enam pariteeti, Ukrainal on nüüd ülekaal. Kuid need üksikud juhtumid ei räägi meile kogu lugu. Selleks peame vaatama laiemat pilti. Numbrid räägivad enda eest. Alates 2025 aastast on Ukraina korraldanud Venemaa vastu 20 000 rünnakut, millest igaühel on 2 eesmärki. Esimene, hävitada Vene sihtmärk. See võib olla naftatöötlemistehas, terminal, tootmistehas või mõni muu sihtmärk, mis hoiab Vene sõjamasinat töös. Ja teiseks, tuua sõda otse Vene rahva juurde. Ukraina droonid tuletavad neile inimestele pidevalt meelde, et nende juhi alustatud sissetung, mis pidi kestma vaid mõne päeva, on muutunud võitluseks, millest Venemaa on kaugel võidust. Hoog on muutunud. 2026 aastal on just Ukraina see, kes läheb juhtima. Numbrid rindelt pole sugugi paremad. Iga Ukraina sõduri kohta, kelle nad kaotavad, kaotab Venemaa 8. See pole jätkusuutlik. Ja venelaste jaoks kodumaal, keda Putin on nii kaua püüdnud tema enda alustatud sõjast eemal hoida, muutub see päev-päevalt üha märgatavamaks. 10 000 suunduvad Ukrainasse, kust nad enam kunagi tagasi ei tule. Iga kord, kui Putin või tema käsilased püüavad enda õhurünnaku eest kiita, saadab Ukraina meeldetuletuse, et nemad suudavad palju enamat. Kogu Venemaal on pered laastatud harva droonide rünnakute tõttu sõjalistele sihtmärkidele, kuid liiga sageli just Putini enda poolt. Sest tema lõputu sõjanälg kisub isad, pojad ja abikaasad nende lähedaste juurest ära. See on reaalsus, mille Putin on loonud miljonitele inimestele üle kogu Venemaa, kes tunnevad nüüd sõda nii, nagu nad pole seda kunagi varem tundnud. See reaalsus on karm. Venemaa kaotab. Me näeme tõendeid üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Peterburis, mis on Putini kodulinn ja üks Vene krooni pärlitest, linn, millel on staatus ja mida peaks hästi kaitsma, näeme, kuidas Ukraina droonid tabavad sihtmärke. Okupeeritud Krimmis, selles Venemaa väidetava üleoleku pikaajalises sümbolis Ukraina üle, suletakse koole ja bensiinijaamad jäävad oma ainsast tootest ilma. Kõik see on tingitud Ukraina poolt läbiviidavast oskuslikust isoleerimiskampaaniast. Võimud hoiatavad Vene tsiviilelanikke, et nad püsiksid siseruumides ning õhuhäire sireenide heli on muutumas igapäevaelu osaks üle kogu Venemaa. Mitte midagi sellest ei pidanud juhtuma. Sõda pidi jääma Ukraina piiridesse ning ainsad rünnakud Venemaa territooriumile pidid olema võimalikud vaid lääne relvade abil ja sedagi ainult piirialadel. Aga Ukraina on pööranud Putini kogu sõja pea peale ning teinud seda, luues oma enda relvi, mis suudavad nüüd lennata 100 ja mõnikord 1000 kilomeetreid, et rünnata sügaval Venemaa südames. Kusagil pole see karm reaalsus rohkem tunda kui Moskvas.
Ukraina kättemaksurünnak Zaporižžja eest pole kaugeltki ainus kord, kui Ukraina on viimastel aegadel rünnanud Venemaa pealinna. Moskva muutub nüüd sama suureks sõjatsooniks kui Kiiev ja Putini rahvas paneb seda tähele. Juuni keskel toimunud droonirünnak linna suurima naftarafineerimistehase vastu oli osa massiivsest rünnakust, milles kasutati umbes 1000 drooni ja 4 Ukraina tiibraketti. Nii väitis Venemaa kaitseministeerium, et nad olid need tõrjunud, kusjuures 200 neist droonidest lasti välja Moskva pihta. Kuid põlev rafineerimistehas ja sellele järgnenud must vihm, kui suits täitis taeva, räägivad hoopis teistsugust lugu. Ukraina droonid tabavad nüüd Venemaad kodusel pinnal. Need sunnivad lende tühistama ja neid nähakse Moskva tänavatel, kui nad sumisevad oma sihtmärkide poole. Seda ei saa enam varjata. Ukraina droonirünnakute ulatus on pretsedenditu ja need on purustanud Putini loodud võitmatu Venemaa narratiivi. Moskva on muutunud uueks rindeks. Putin püüab muidugi kõigele sellele vaprat nägu teha. Kujutis endast kui järeleandmatust juhist, kes teeb alati Venemaa jaoks parimat, oli parimal juhul habras ning seda toetasid politseiriik ja laialdane tsensuur. See kuvand pannakse nüüd proovile nagu kunagi varem ning see murdub Ukraina väsimatu kaugmaa droonirünnakute surve all. Just see sama kuvand muudab Putini jaoks võimatuks alla anda, isegi kui ta teab, et peaks seda tegema. Ja tema kindralid ei tee asja lihtsamaks, kinnitades talle, et sõdurid saavutavad tema eesmärgid, isegi kui nad surevad massiliselt, kui nad põrkuvad Ukraina kaitse vastu. Moskvas püüab Putin nii eliiti kui ka moskvalasi veenda, et see, mida me praegu näeme, on vaid ajutine tagasilöök. Aga see ei saa nii olla. 20 000 rünnaku toimumine üle kogu Venemaa alates 2025 aastast on juba iseenesest piisavalt halb. Nüüd, kui nii paljud neist rünnakutest mõjutavad Venemaa pealinna, on tõendid Putini läbikukkumise kohta vaieldamatud. Muidugi, Putin püüab koguda rohkem kaitsevõimet. 23. juunil teatas New Voice of Ukraine, et Venemaa tugevdas Moskva õhukaitset, viies üksusi ära rindelt, kus neid oleks veelgi rohkem vaja. See pakub vähe lohutust nende rindel olevate sõdurite peredele, kelle pereliikmed rindel muutuvad veelgi haavatavamaks, et Putin saaks toetada omaenda loodud kuvandit Venemaa kaitse rollis. Aga isegi sellest ei piisa. Üks pantsirisüsteemidest, mille Venemaa tõi rindelt Moskva naftarafineerimistehasesse, mis alles toibus Ukraina juuni keskpaiga rünnakust, oli varustatud vaid 2 raketiga 6, mis seal tegelikult olema pidanuks. Venemaa õhutõrjel hakkab laskemoon otsa saama. Mida Putin ootab, et Moskva inimesed teeksid? Võtke pantsiirid ja visake need droonide pihta. Selle sammu mõtetust näitas selgelt Ukraina 1. juuli kättemaksurünnak. Kas mäletate seda kosmose sidekeskust, millest me teile rääkisime? See sama, mida oli juba varem tabatud. Just selliste objektide ümber peaks Venemaa oma õhutõrjet tugevdama, kuid Ukraina suutis seda uuesti tabada. Droonid lendasid üle 500 kilomeetri, et jõuda Dubna satelliitsidekeskusesse ja Venemaa kaitse ei suutnud neid taas kord peatada. Zelenski lisas hiljem, et Ukraina droonid olid tabanud veel 4 sarnast keskust Moskvas ja Vladimiri oblastis. Isegi Putin on olnud sunnitud tunnistama Ukraina edu, öeldes vaid mõned päevad enne Ukraina viimast rünnakut. Mis puudutab lööke kriitilise taristu vastu üldiselt ja eriti energiataristu vastu, siis loomulikult tekitavad need rünnakud meie taristuobjektidele probleeme, see on ilmne. See on olnud ilmne alates 2025 aastast. On lihtsalt kulunud. 20 000 lööki, et Putin lõpuks tunnistaks, et on olemas probleem, mida poleks kunagi pidanud olema. Venemaa kaotab praegu ja Vene rahvas teab seda. Nad näevad iga päev Ukraina drooni oma territooriumile lendamas. Nad tunnevad majandusraskuste ja kõrge inflatsiooni mõju, mis on viinud elukalliduse astronoomilise tõusuni. Kütus hakkab otsa saama. Suurbritannia luureteatel on vähemalt 500 000 venelast surnud ning kui arvestada ka haavatuid ja alla andnud sõdureid, ulatub sõjaohvrite arv üle 1,4 miljoni. On isegi teateid, et Vene sõdurite eluiga mõnes rindelõigus on vaid 20 minutit, mis näitab droonidest kubisevate tapatsoonte halastamatut tõhusust piirkondades, mille kohta Putini kindralid üritavad talle endiselt väita, et need langevad paratamatult. Võib-olla langevad need tõesti ajapikku, kuid venelaste hinge sööbinud armid lähevad aina sügavamaks ja paljude jaoks Venemaal on mõõt täis. Nad tahavad, et sõda lõppeks ja on üha enam valmis ütlema presidendile, kes on neid nii kaua hirmu all hoidnud, et sõda on läbi. Venemaa on kaotanud, lepi sellega. See võiks Putini jaoks kõike muuta. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletame meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui saate meie kanalilt uusi teadmisi, siis tellige ja vajutage teavituste kellukest, et meie videoid edasi näha. Venemaal muutuvad sõjavastased hääled üha valjemaks ja nad ütlevad Putinile sama asja. Tõmba meid välja.
1. juuli raportis avaldas Kyiv Post, et Ukraina suurim rünnak Moskva vastu on põhjustanud kogu Venemaalt tugeva sõjavastase meeleolu tõusu. Väljaanne tsiteerib valitsusvälise organisatsiooni Join Ukraine uuringut, mis on analüüsinud sotsiaalmeedia arutelusid pärast Ukraina rünnakuid. Pärast 41 883 postituse läbivaatamist, mis kogusid kokku 594 miljonit vaatamist Telegrammis ja teistes sotsiaalmeediakanalites. See uuring jõudis järeldusele, et sõjavastased meeleolud kogu Venemaal on kasvanud lausa 235% võrra. 18. juuni rünnak Moskva naftarafineerimistehasele näib olevat saanud pöördepunktiks ning hiljutisem kättemaksurünnak Moskva vastu tõenäoliselt põhjustab veel ühe tõusu. Siin näeme, et infopoliitika, millele Putin on nii kaua tuginenud, on muutumas ja see ei ole tema kasuks. Lisaks 235% tõusule sõjavastastes postitustes näitas uuring ka seda, et kriitika Venemaa võimude ja nende Ukraina rünnakutega toimetuleku suhtes kasvab. Venemaa õhutõrje tõhususe suhtes kasvavad kahtlused, mis ei tohiks olla üllatus, arvestades Ukraina droonide selget mõju. Uuringu kohaselt süüdistatakse Putini valitsust oma kodanike kaitsmata jätmises. Julia Jelenitš organisatsioonist Join Ukraine võtab selle ideaalselt kokku. Nii kaua, kui võitlus toimub kaugel, on seda lihtsam ignoreerida või vaadata läbi propagandaprisma. Aga kui droonid jõuavad Moskvasse või teistesse suurtesse linnadesse, hakkavad venelased mõtlema omaenda turvalisusele, võimude tegevuses kahtlema, hindama kriitiliselt ametlikke avaldusi ja nõudma sõja lõpetamist, teatab Jelenitš. See on Putini jaoks vastuvõetamatu. See on seni kõige selgem tõend, et tema staatus Venemaa suure kaitsjana seatakse kahtluse alla. Isegi selle politseiriigiga, mille ta on loonud, ja kõigi sotsiaalmeedia ning interneti karmide piirangutega Venemaal on rahulolematus siiski olemas. Mitte ainult ei pääse läbi, vaid see kasvab. Ja on veel palju muudki. Lisaks sotsiaalmeedia aruteludele on ka teisi märke, et Putini rahvas tahab, et ta lõpuks tunnistaks, et sissetung, nagu ta seda ette kujutas, on läbi kukkunud. 19. juuni raportis avaldas Pravda, et projekt nimega Faraday, mille lõi Vene ajakirjanik Barida Rustamova, oli saanud ligipääsu allikale Venemaa Ühtse Venemaa parteis, mida juhib Putin. See allikas avaldas, et partei korraldatud fookusgrupid on üha enam näidanud, et Vene inimesed on valmis leppima Ukraina sõja lõpuga, mis ei tähenda võitu. 60% on öelnud, et nad on sõjast väsinud ja see väsimus ainult kasvab, kui üha rohkem Ukraina droone jõuab Moskvasse. Mõni päev hiljem, 1. juulil, teatas TVP World, et Kiievis asuva Venemaa konfliktoloogia ja analüüsi instituudi poolt läbi viidud uuring näitas, et 1600 küsitletud venelastest 81% avaldas toetust Ukraina sõja lõpetamisele juba homme. Need, kes pooldasid Venemaa täielikku võitu, moodustasid vaid 9%, mis on selle konkreetse uuringu seni madalaim näitaja. Rahu on keskmise venelase huulil ja Putin ei saa isegi omaenda heakskiidu reitinguid vaadata, et olla kindel, et ta teeb seda, mida keskmine venelane soovib. Need reitingud kukuvad. Newsweeki 30. juuni raporti kohaselt leidis Kremli toetatud avaliku arvamuse fond, et 69% 1500 küsitletud inimesest ütlesid, et nad usaldavad Putinit. See võib tunduda kõrge. Paljud lääne poliitikud annaksid kõik, et saada selliseid usaldusnumbreid. Kuid siin on paar asja, mida arvestada. Esiteks on see Putini madalaim usaldustase alates tema sissetungi algusest. Ja teiseks, see küsitlus pärineb Kremli toetatud allikast, mis tähendab, et numbreid on tõenäoliselt võltsitud ning küsitletud inimesed on endiselt ettevaatlikud, kartes salapolitsei uksekoputust, kui nad väljendavad Putini suhtes liiga suurt rahulolematust. Ja siiski, isegi nende tegurite juures ütleb nüüd peaaegu kolmandik venelastest avalikult, et nad ei usalda Putinit vähimalgi määral. Sõnum saadetakse valjult ja selgelt, ikka ja jälle. Venelased on tüdinenud 20 000 rünnakust. Nad on tüdinenud sellest, et Moskva on muudetud sihtmärgiks ja üha enam tüdinenud sellest, et Putin käitub endiselt nii, nagu tema mõjuimpeerium kestaks lõpuni 4,5 aastat ning üle 1,4 miljoni ohvri hiljem. Võib-olla arvate, et Putin on lõpuks valmis kuulama. Lõppude lõpuks hakkab ta kogu seda rahutust tunnistama. Aga kui te nii arvate, siis te ei tunne Putinit. Selline selge tõend tema enda kaotusest ja viha tema enda rahva seas ei pane Putinit peatuma. See paneb teda lihtsalt tegema seda, mida ta on alati teinud. Ennast kaitsma. Putin on nii häiritud sellest, mida ta näeb oma rahva meeleolude selge muutusena koos Ukraina kasvava ülekaaluga õhusõjas, et ta ümbritseb end veelgi rohkemate inimestega, kes suudavad teda kõige selle eest isoleerida. 2. juulil vaid päev pärast seda, kui Ukraina saatis taas droonid Moskvasse lendama, teatas Kyiv Post,
et Putin on andnud välja uue määruse, mis laiendab Venemaa Föderaalse Kaitseteenistuse ehk FSO keskset administratsiooni. Neile, kes ei tea, FSO on jõmmide kogum, kelle ülesandeks on kaitsta Putinit ohtude eest. See on juba 4. selline laienemine, mida oleme näinud alates Ukrainasse sissetungi algusest. Enne aastat 2022 polnud FSO alates aastast 2010 laienenud. See on juba iseenesest piisavalt halb idee. Putin on juba andnud FSO-le nii palju võimu, et see teostab järelevalvet kogu Venemaa riikliku sidepidamise üle ja vastutab kogu selle personali taustakontrolli eest, kes kunagi Putiniga kokku puutuvad. Venemaa juht ohverdab võimu, mida võiks tema vastu pöörata, kui tema paranoia kasvab. Kuid just see paranoia ongi tegelik probleem. See viimane laienemine näitab meile, et Putin teab, et ta on tõelises ohus. Ta kardab mitte ainult Ukrainat ja tema droone, vaid kõiki. Ta näeb, kuidas avalikkuse arvamus temast langeb. FSO jälgib seda samuti. Ja nüüd teeb ta kõik, mis võimalik, et oma nahka päästa, kuna ta kaotab kontrolli nii oma sõja kui ka rahva üle. Nii kaotab Putin selle sõja. Moskvasse lendavad droonid on selle haiguse sümptom, mis levib iga päevaga üha sügavamale Venemaale. Kui asjad läheksid hästi, ei peaks Putin FSO volitusi laiendama. Tal ei oleks vaja muretseda arvamusküsitluste pärast, sest tema rahvas kardaks teda endiselt piisavalt, et suure kaitsja protektoraadi mänguga kaasa minna. Aga veerand sajandit kestnud bluff on kokku varisenud. Putin on teel allakäigule ja ta näeb seda isegi ette. Nüüd püüab Putin saada enda ja üha vihasema rahva vahele võimalikult palju inimesi, samal ajal või tema legitiimsus, selline nagu see oli, mureneb tema jalge alt. Ja nii jõuamegi tagasi 20 000 rünnaku juurde alates aastast 2025 ja droonide juurde, mis just lendasid üle Moskva. Üksi need rünnakud ei võida Ukraina sõda, kuid need on osa millestki palju suuremast. Need rünnakud on katalüsaatoriks rahulolematusele, mida me täna Venemaal näeme. Moskva on muudetud sõjatsooniks ja see on kõigile Venemaal selgelt näha. Inimesed, kes elavad Ukrainast sadade kilomeetrite kaugusel, kardavad nüüd oma turvalisuse pärast ja üha enam suunavad nad süüdistava pilgu selle olukorra eest Putini poole. Süsteem, mille Putin on enda ümber üles ehitanud, näib olevat vähem stabiilne kui kunagi varem. Eliit ei ole nii lojaalne, kui Putin seda vajab. Putin ei saa enam viidata toimivale majandusele ega näilisele stabiilsusele, mis kaasneb eriarvamuste puudumisega. See kõik hakkab kaduma. Venemaa liider on kaotanud oma kontrolli. Kuid Putini tõeline läbikukkumine ja see, mis lõpuks viib tema kaotuseni sõjas, mille ta ise alustas, on tema keeldumine järeleandmistest. See ongi see, mida FSO laiendamine tegelikult tähendab. Hoolimata kogu survele Ukrainalt ja oma enda rahvalt, on äärmiselt ebatõenäoline, et Putin tuleks läbirääkimiste laua taha ja lepiks rahuga, mis ei anna talle kõike, mida ta tahab. Putin on jonnakas mees, liiga jonnakas. Isegi kui ta näeb, kuidas Ukraina kaugele ulatuvad sanktsioonid mõjuvad ja kuidas Ukraina läheb Venemaast kaugründe vallas ette, jääb ta endale kindlaks. Putin jätkab lubaduste andmist, mida ta täita ei suuda. 20 000 lööki muutub 30 002, 40 002 ja siis veelgi enamaks. Ja samal ajal püüab ta eirata lihtsat fakti, Venemaa kaotab praegu. Kuna Ukraina ei näita aeglustumise märke ja tema rahvas pöördub tema vastu, saab Putini kangekaelsusest tema lõplik kaotus. Venemaa enda jaoks viib tema väidetavalt tugev juht riigi hukatusse. Vene impeeriumiks pürgiv riik on juba surnud ja maetud. Liitlased on tõugatud lääne poole. Venemaa majandus on juba halvatud. Vladimir Putinist on saamas jõuetu president, kes on oma jonnakusega purustanud kogu maailma usalduse Venemaa vastu. Ja miks see on nii suur probleem mehele, kes on kinnisideeliselt keskendunud oma pärandile ja riigile, mida ta juhib, saad teada meie videost. Kui sulle see video meeldis, vajuta telli ja pane märguannete kell tööle, et näha rohkem meie kajastusi Venemaa sisemisest tegelikkusest oma voos. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!